Neurotöötajad on juba kindlalt ärikeskkonda sisenenud, kuid nende ümber ringlevad endiselt müüdid. Mõni kardab, et tehisintellekt laseb kõik inimesed tulda, mõni arvab, et selle seadistamine võtab aastaid piina ja mõni on isegi kindel, et tegemist on suurfirmade kalli mänguasjaga. Tegelikult pole neurotöötajad mitte fantaasia tulevikust, vaid tõeline tööriist, mis aitab juba praegu ettevõtetel tõhusamalt töötada. Peaasi, et ei usuks aegunud stereotüüpidesse. Lõppude lõpuks, nagu öeldakse, arvuti ei asenda inimest enne, kui ta õpib koosolekutel kohvi jooma. Mõelgem välja, milliste müütide neurotöötajate kohta on aeg lõpetada uskumine. Neurotöötaja on kallis mänguasi. Paljud ärimehed arvavad, et neurotöötajad kuuluvad piiramatu eelarvega ettevõtetele mõeldud kallite mänguasjade kategooriasse. Tundub, et sellised tehnoloogiad pole odavad, mis tähendab, et lihtsam on vanaviisi edasi töötada. Tegelikult on neurotöötaja tasuvusaeg kuude ja mõnikord ka nädalate küsimus. Ta ei võta palka, ei lähe puhkusele ega nõua lisatasu ületundide eest. Ja kui arvutada, kui palju raha kulub rutiinsetele protsessidele, mida närvivõrk suudab kiiremini ja vigadeta täita, saab selgeks, siin on kokkuhoid üsna märkimisväärne. Kujutage ette, et teie ettevõte saab sadu sarnaseid päringuid päevas. Varem oli selleks vaja mitut töötajat, nüüd on üks neurosekretär, kes reageerib koheselt ja väsimuseta. Või näiteks juht, kes kulutab tunde aruannete täitmisele. Neuroteadlane saab sellega hakkama sekunditega. Seega pole tegu mänguasjaga, vaid töövahendiga, mis tasub end kiiresti ära. Närvivõrk asendab kõik elavad töötajad. Üks populaarsemaid õuduslugusid on, närvivõrk võtab meie töökohad ja me kõik jääme tööta. Meenub pilt tühjast kontorist, mille seinal on siht, siin töötab tehisintellekt. Tegelikkuses on kõik palju proosalisem, neurotöötajad ei tõrju inimesi välja, vaid täiendavad. Nad võtavad rutiinseid ülesandeid, vabastades aega olulisemate ülesannete jaoks. Mõelge, kui palju aega kulub klientidele vastamiseks ja dokumentide töötlemiseks. Närvivõrk teeb seda kiiremini ja saate keskenduda ettevõtte arendamisele. Võime öelda, et närvivõrk pole konkurent, vaid ideaalne alluv, töötab 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, ei jää haigeks, ei nõua palgatõusu ega kurda suitsuruumis ülemuse üle. Ettevõtted, kes on juba juurutanud neurotöötajad, märgivad suurenenud tootlikkust ja vähenenud meeskonna töökoormust. Inimesed ei kaota oma tööd, nad saavad võimaluse teha huvitavamaid ja väljakutseid pakkuvaid ülesandeid. Seega pole midagi karta, tehisintellekt ei võta töökohti ära, vaid teeb töötamise mugavamaks. Neurotöötaja seadistamine on keeruline ja aeganõudev. Paljud on veendunud, et neurotöötaja kasutuselevõtt on midagi kosmosetehnoloogiate vallast. Näib, et kõigepealt peate läbima palju kuulitusi, palkama programmeerijate meeskonna ja seejärel kulutama, kuid selle seadistamisele. Tegelikult on kõik lihtsam, kui tundub. Kaasaegsed närvivõrgud on valmis lahendused, mida saab mõne päevaga oma ettevõtte jaoks kohandada. Lisaks on ettevõtteid, kes aitavad äris närvivõrke juurutada. Kuidas see välja näeb? Määrate ülesandeid, nagu klientide päringutele vastamine või andmebaasi haldamine ja konsultandid valivad välja parimad stsenaariumid. Ei mingit maagiat, et lihtsalt loogika ja lihtsad sammud. Ja kui tekib küsimusi, on tehniline tugi alati abiks. Või nagu IT-s öeldakse, taaskäivitage ja siis helistage. Närvivõrk võib teha vigu, mis tähendab, et seda ei saa usaldada, tuttav argument. Aga olgem ausad, kas inimesed ei eksi? Kes pole kunagi saatnud valele adressaadile kirja ega ajanud aruandes numbreid segamini. Neurotöötajad, nagu ka inimesed, võivad teha vigu, kuid nende peamine eelis on õppimisvõime ja range loogika. Nad ei väsi, ei haju ega langeta emotsioonide põhjal otsuseid. Lisaks saab närvivõrku täiendavalt koolitada ja konfigureerida konkreetsete ülesannete jaoks, et riske minimeerida. Närvivõrkude kasutamisel väheneb vigade arv rutiinsetes protsessides, automaatne andmeanalüüs, töödokumentidega, klientide päringute töötlemine, kõik see muutub kiiremaks ja täpsemaks. Ja närvivõrk on alati testimiseks valmis ega solvu konstruktiivse kriitika peale. Seetõttu pole küsimus selles, kas usaldada neurotöötajaid, vaid selles, kuidas neid õigesti konfigureerida ja ärisse integreerida, et nad tooksid maksimaalset kasu. See on moesuund, mis peagi kaob. Mõned ettevõtjad on kindlad, et neurotöötajad on ajutine moeröögatus, nagu spinnerid või reaalsuse otsingud. Nüüd räägivad kõik närvivõrkudest, aga paari aasta pärast aetakse jälle vanamoodi. Aga vaatame fakte.
Tehisintellekti kasutatakse ettevõtluses juba aktiivselt, alates tellimuste töötlemisest kuni personali automaatse palkamiseni. Ja AI-lahenduste turg ainult kasvab ja prognooside põhjal otsustades ei kavatse see peatuda. Kui see oleks lihtsalt trend, ei investeeriks suured ettevõtted sellesse miljardeid. Väikeettevõtted on sellest kasu juba tundnud, neurotöötajad vähendavad kulusid, kiirendavad protsesse ja parandavad teenuse kvaliteeti. Muidugi võime oodata, kuni tehisintellekt mööda läheb. Kuid see on nagu lootus, et internet on ajutine. Need, kes tehnoloogia omaks võtavad, saavad nüüd konkurentsieelise, samas kui teised võivad maha jääda. Niisiis, neurotöötajad pole trend, vaid uus tööstandard. Müüdid neurotöötajate kohta takistavad ettevõtluse arengut ja jätavad peamise kahe silma vahele. Need tehnoloogiad juba töötavad ja toovad reaalset kasu. Need ei asenda inimesi, vaid aitavad neid, ei vaja keerulist seadistamist ja maksavad end kiiresti ära. Ja mis kõige tähtsam, see pole mood, vaid uus tõhusa tööstandard. Kui tunned huvi, kuidas neurotöötaja sinu ettevõttesse sobitub, registreeru konsultatsioonile kirjelduses oleva lingi kaudu või skanni QR-koodi. Analüüsime teie olukorda, valime välja sobiva lahenduse ja koostame teostusplaani, et kõik sujuks kiiresti ja ilma asjatute kulutusteta. Närvivõrk võib rutiini üle võtta, kuid ikkagi peate otsustama esimese sammu üle. Teeme seda koos.